tere tulemast Toronto Eesti Baptisti Koguduse maikuu esimese pühapäeva virtuaaljumalateenistusele. Eile tähistati viilupipäeva või kui palju seda tähistati, aga vähemalt nii rahvakalendris kui kirikukalendris selline päev seisab, viilupipäev. Apostel Filippuse ja Jakobus Noorema päev. Ja just Apostel Filippusest tahan ma tänases jutluses rääkida. Mida on öelda mehel, kellest ei ole üleliia palju evangeeliumites juttu? Alguspalvesse juhatab meid täna Ross Gardner ja muusikaga teenib kaasa Toronto Eesti Baptisti Koguduse ansambel. Kuna on tegu kuu esimese pühapäevaga, siis teenistus lõpeb ka Kristuse surma mälestamisega, nii et kui sul tahad osa sellest saada, siis varu endale valmis leib, mida murda ja vein või mahl, mida juua. Aga armas, hea meel on, et sa oled täna koos meiega. Usun, et Jumalal on midagi valmis pandud selleks, et sind julgustada, õnnistada, edasi juhatada. Me alustame Jeesuse Kristuse nimel. Do you know what 7 degrees above zero for 7 days in a row signifies? If you said that means it's time to take off your winter tires and put your summer tires on, you'd be absolutely correct. But it also means that spring is not only here, but spring and spring weather is here to stay. It's tough not to like spring, especially after the winter we've had. We've had a lot of snow here in Ontario, and indeed friends and family to the north here up as far as like the Bracebridge area had so much snow this winter. It seemed like every other day they were having to dig themselves out under a really significant snowfall. It's hard for us to remember or to imagine this, but it was like about a month ago that we had a major ice storm across southwestern Ontario that left 1 million people without power, some for as long as 7 to 10 days. Let's be honest, who doesn't want to be done with all of that? It's been a difficult winter. Spring in its all its fullness
speaks of a new day, a new beginning. And as I stand here this afternoon sharing this message with you, I can feel the sun beating down on my face. Indeed, you can see how bright it is here in our backyard. I can also feel breezes drifting over the fences here. And with that breeze seems to bring its own freshness, its own crispness. There's something very refreshing about a spring breeze. The last couple of days, I've heard it also in the air as birds are singing and calling to one another. And soon there'll be robins all over my front yard and backyard picking up some of the dead grass as I've been trying to clean the thatch out of my lawn. And we'll be looking for worms then to feed their young. It's spring. And behind me is our garden, which has been completely dormant since at least October, November of last year. And even as recently, just a few weeks ago, all there was dirt. But all it takes is a couple days of spring and some warmth, and things begin to change. And so down here is a new hosta just starting to come up. And if you could, don't know if you can see it, might be too far away, but you can see its purple leaves now starting to poke up through the soil. And over here in this area, the peonies now are starting to come up, and some shoots are as high as 6 inches. They weren't there 3 days ago. And so this is spring. It's got this sense of new life and hope embedded right inside of it. You can't separate this new life and this idea of hope from spring. It's apparently a rule of outdoor enthusiasts, those people who like to push themselves to their own limits, a threefold factor that's very important for their survival. And it goes like this. The human body can survive 3 days without water, 3 weeks without food, but 3 minutes without air. So 3 days without water, 3 weeks without food, but 3 minutes without air. And so these threes are really important to remember if you're one of these people that likes to push yourself to the limit, the extreme, what your body needs to survive. But somebody else has added a fourth caveat to these threes, and it's simply this, that we also can only survive 1 second without hope. 1 second without hope. What do you think? How long do you think you could survive with having no hope? We know full well that no one wants to live their life without hope, but it does happen. A life without hope is a dreadful existence, and it becomes, we know, unbearable in many, many situations. People not wanting to go on with the way things have been. And so we all know what it's like to encounter seasons in our life that are difficult, that are filled with struggle, that push us to our extreme, that push us to our limit, and makes us feel like we're running out of air, that we can't breathe, that we can't catch our breath. It leaves us with this sense of desperation, and desperation is followed by panic, and then ultimately after panic there is this numbness. We need hope. We need hope to live the life that we have right now. It gives us this understanding that the life that we're living matters and it has significance. The Apostle Paul, in the 2nd chapter of his letter to the new converts in Ephesus, wrote this: "You lived in this world without God and without hope." As if to say, remember what that was like? To live without God and to live without the hope that He brings? Hope brings meaning to everything that takes place in our day-to-day life. Without hope, we have nothing. And so in Christ, we have this life-changing hope. Our lives are not composed of the things that God has done for us, nor is it composed of the things that God has not done for us. Instead, we have this hope in God through Jesus Christ. He is the water by which we live. He provides the water that refreshes us. As the poet wrote, hope springs eternal. But we need to keep this hope well positioned in our lives, out in the forefront of our living. See, it's every bit as important to us as air or water. We cannot survive without it. It's the very food by which
by which God sustains us, provided to us by Jesus, who is the bread of life. Hope. Hope is critical for faith. You see, we can't have faith without it. We need hope. Hope to activate our faith. The author of Hebrews writes this: faith is our confidence that what we hope for will actually happen. It gives us the assurance of those things that are beyond our ability to fully grasp in the right here and right now. Our faith is built on hope. Hope is provided through Jesus. You see, in Jesus Christ, we alone find our hope. In Canada, we have just been through a major national or federal election. And this, I know, the voting does not take place until tomorrow as I'm recording this, but this I know about the outcome, that 40% of the country will be elated. 60% of the country will be disappointed. And that's just the way of things. It's the way of politics, way of government in our country. But it doesn't matter whether we find ourselves in the 40 and our 60. Our hope is not in the outcome of this election. Our hope is in Jesus Christ and Him alone. So spring is our time of hope. As we enter spring, may it not only lift our spirits, but serve to be a powerful reminder to you and I that in Jesus Christ we have this enduring hope, no matter what season in life in which we find ourselves. Take care, and God bless. Father, we thank you. We thank you for your goodness to us. We thank you for providing us with this new season filled with freshness and new life, this new season that speaks to us of hope, that things are now about to get better. We thank you for this powerful reminder that Jesus Christ is King, and He is the one who is leading and guiding us through this life and through this world. We thank you for Him. Help us in the days ahead to put our hope in Jesus out front so it might bolster our faith and lead us to be people not only discipled but joyous in the world in which we live. It's for Jesus' sake we pray. Amen. Tell the story of unseen things above, of Jesus and His glory, of Jesus and His love. I love to tell the story because I know 'tis true. It's satisfies my longing as nothing else can do. I love to tell the story. 'Twill be my theme in glory to tell the old story of Jesus and His love. Story more wonderful it seems than all the golden fancies of all my golden dreams. I love to tell the story. It did so much for me, and that is just the reason I tell it now to thee. I love to tell the story. 'Twill be my theme in glory to tell the old story of Jesus and His love. I love to tell the
armas kogudus, tänane jutlus on inspireeritud või lähtumas tähtpäevast, mida tähistati 3. mail ehk eile. Ja see päev on viilupipäev. Vaevalt nüüd keegi meist midagi spetsiaalselt tegi seoses viilupipäevaga, tõenäoliselt ei ole sa kuulnudki sellisest pühast, aga selline püha rahvakalendris ja kirikukalendris täiesti on. Ja kirikukalendris tähistab ta siis apostlite Filippuse ja Jakobuse päeva, Jakobus noorema päeva. Jakobus noorem sellepärast, et Jeesuse jüngrite hulgas oli 2 Jakobust. Üks oli siis Jakobus vanem, kes oli apostel Johannese vend ehk need Zebedeuse pojad. Ja teine Jakobus oli Jakobus noorem, kes oli Jeesuse vend või poolvend, kuidas seda võtta. Nii et 2 Jakobust, kuigi Jakobuse kohta öeldakse vahelt, et väike Jakobus, siis tema kutse oli väga suur. Temast sai Jeruusalemma koguduse piiskop ja me loeme ka apostlite tegude raamatust, et ta juhtis ühte sündmust, mida võiks siis võrrelda kirikukogu või millegi sarnasega. Nii et tal oli oluline roll algkristluses. Aga täna ma tahan peatuda just Filippusel, apostel Filippus. Filippuseid on ka Uues Testamendis mitu. On evangelist Filippus, kellest apostlite tegudest võime lugeda. Ka näiteks Herodese vend oli Filippus, ristija Johannes, nimelt noomis Herodest, sellepärast, et too võttis oma venna naise endale naiseks. Ja see vend oli siis Filippus, nii et Filippuseid ka mitmeid, aga täna räägime Jeesuse jüngrist, Filippusest, keda huvitaval kombel mainitakse kõikides loeteludes erinevate apostlite poolt või erinevate evangelistide poolt kirjutatuna, kõikides loeteludes nimetatakse teda 5. Ma ei tea, kas sellel on mingisugune tähendus, aga igal juhul selline fakt. Ja loeme koos Johannese poolt kirjutatuna, kuidas toimus Jeesuse jüngrite kutsumine. Ja loen päris pikalt Johannese evangeeliumi 1. peatükist, salmid 35 kuni 51. Jeesus kutsub oma esimesed jüngrid. Järgmisel päeval seisis Johannes jälle seal koos 2 oma jüngriga. Kui Jeesus läks neist mööda, ütles Johannes, siis ristija Johannes, talle otsa vaadates: vaata, see on Jumala tall. Ja mõlemad jüngrid kuulsid, mida ta ütles ja läksid Jeesusega kaasa. Aga Jeesus pöördus ümber ja nähes neid kaasa tulemas, küsis neilt, mida te otsite? Nemad ütlesid talle, rabi, see on tõlkes õpetaja. Kus sa oled öömajal? Ja ta ütles neile, tulge ja vaadake. Ja nad tulid siis ja nägid, kus ta oli öömajal ja jäidki sel päeval tema juurde. Oli umbes 4. tund pärast lõunat. Üks neist 2, kes oli kuulnud, mida Johannes ütles ja Jeesusega kaasa läinud, oli Andreas, Siimon Peetruse vend. Ta leidis esmalt oma venna Siimona ja ütles talle, me oleme leidnud Messia. See on tõlkes Kristuse. Andreas viis venna Jeesuse juurde. Jeesus ütles tollel otsa vaadates, sina oled Siimon, Johannese poeg. Sind peab hüütama Keefaseks. See on tõlkes Peetruseks. Järgmisel päeval tahtis Jeesus minna Galileasse ja ta leidis Filippuse ja ütles talle, järgne mulle. Filippus oli pärit Andrease ja Peetruse kodukülast Betsaidast. Filippus leidis Naatanaeli ja ütles talle, me oleme leidnud tema, kellest on kirjutanud Mooses seaduses ja prohvetid, Jeesuse, Joosepi poja Natsaretist. Ja Naatanael ütles talle, mis võib tulla küll head Natsaretist? Filippus ütles talle, tule ja vaata. Jeesus nägi Naatanaeli enda juurde tulevat ja ütles tema kohta, ennäe, tõeline Iisraeli mees, kelles ei ole valet. Naatanael küsis temalt, kus sa mind tunned? Jeesus vastas ja ütles talle, ma nägin sind viigipuu all enne, kui Filippus sind hüüdis.
Naatanael ütles talle, rabi, sina oled Jumala poeg, sina oled Iisraeli kuningas. Jeesus vastas talle, kas sa usud vaid sellepärast, et ma ütlesin sulle, et nägin sind viigipuu all? Sa saad näha suuremaid asju kui need. Jeesus ütles talle, tõesti, tõesti, ma ütlen teile, te näete taevast avatuna ja Jumala ingleid astuvad üles ja alla inimese poja juurde. See on Jumala sõna. See on Jeesuse esimeste jüngrite kutsumise lugu ja nende seas siis on ka Filippus. Filippus ei ole selline särav, esile tulev apostel, nii nagu Peetrus või Johannes või ka Jakobus vanem. Temast ei ole palju kirjutatud. On vaid üksikud tsitaadid, kus ta on midagi öelnud või kus teda on mainitud. Selles loetud apostlite kutsumise loos on Filippuse reageering. Me oleme leidnud selle, kellest Mooses seaduses ja prohvetites on kirjutanud. Kui Filippus leiab Naatanaeli, siis ta ütleb kahtlevale Naatanaelile, kes põhjusega kahtleb, mis saab nüüd Naatsaretist sellisest nii vähetähtsast kohast midagi head tulla ja sellest pole ka kuidagi prohvetites kirjutatud. Ja ta ütleb talle, tule ja vaata. Tundub, et Filippusel oli jüngrite tegemistes selline praktiline pool, võib-olla asjaajaja pool. Nimelt, kui oli 5000 mehe söötmine, siis Filippus oli see, kes ütles Jeesuse üleskutsele, aga toitke teie neid. Siis Filippus oli see, kes ütles, et 200 teenari eest, tundub, et nii palju neil siis oli, ei jätku leiba neile, et igaüks saaks natukenegi. Ehk siis selline praktiline mõtlemine, et kalkuleerib läbi, et meil on nii palju ja isegi kui me kõik selle ära kulutaksime, siis sellest saaks nii vähe, et ei saaks keegi õigeti midagi. Veidi hiljem tulid kord kreeklased jüngrite juurde ja ütlesid, sellisel küllaltki peale tükkival moel, et me tahame Jeesust näha. Johannese evangeeliumi 12. peatükis on sellest juttu ja Filippus oli see, kes selle informatsiooni vastu võttis. Ta läks Andrese juurde, rääkis temaga läbi ja siis läksid koos ja edastasid selle info Jeesusele, et kreeklased tahavad sind näha. Et Filippuse puhul tuuakse esile tema kainet mõtlemist, kohati ka skeptilisust, aga ma ütleks sellist tervet skeptilisust ja tema ratsionaalset mõtlemist, mis ei olnud aga sugugi takistuseks. Vahel me mõtleme, et see ratsionaalne pool ja kalkuleeriv pool on meil kindlasti suureks takistuseks selleks, et Jumal meid kasutada saaks. See ei olnud takistuseks. Jumal sai kasutada Filippust väga erineval moel. Piiblis ei ole valgustatud või kirjutatud sellest, milline oli Filippuse lugu pärast näiteks nelipühi. Et kuhu ta midagi kuulutama läks, milline oli tema roll koguduses. Eusebios Kaisariast kirjutab oma kiriku ajaloos, et Filippusel oli 4 tütart ja need olid prohvetid. Filippus teenis sageli oma tütardega koos. Ja mitte ainult, et teenis nendega koos, vaid näiteks Hieronüümus kirjutab, et Filippus tapeti ja maeti Hierapolises koos oma tütardega. Ja pärimus räägib, et siis Filippus löödi risti ehk siis ta suri koos oma tütardega märtrina. See on Filippuse lugu. Väga palju meil rohkem kuskilt informatsiooni ei ole. Võib-olla piibli välistest allikatest, võib-olla mingisuguste kiriku pärimustest oleks veel killukesi siit ja sealt võtta. Aga suures plaanis see on see lugu, mis me teame Filippuse kohta. Aga ma lähen tagasi ja see, millest ma rääkida tahan, see baseerub sellel, mis me loeme Jumala sõnast. Ja Johannese evangeeliumi alguses, 43. salmis, järgmisel päeval tahtis Jeesus minna Galileasse. Ta oli leidnud juba esimesed jüngrid ja järgmisel päeval ta tahtis minna Galileasse ja leidis sealt Filippuse. Seda on raske öelda, kas ta läks Galileasse teades, et ta tahab Filippust leida. Aga sellest võib midagi sellist välja lugeda. Ta leiab Filippus, ütleb talle, järgne mulle. Ja Filippus oli pärit
Andres ja Peetruse kodukülast Betsaidast, kirjutab Johannes. Ja siis Filippus leidis Naatanaeli, ütles talle, me oleme leidnud tema, kellest on kirjutanud Mooses, seaduses ja prohvetid, Jeesuse, Joosepi poja Naatsaretist, ja Naatanael ütles talle, mis küll võib Naatsaretist head tulla, ja Filippus ütles talle, tule ja vaata. Ma ei tea, kas sa oled mõtelnud selle peale, kas Jumal leiab meid või leiame meie Jumala. Me tunnistame ju, et ma leidsin Jumala siis. Ja see on väga kaheti võetav. Et ühtepidi meil ei ole võimalik Jumalat leida, kui ta ennast meile ei ilmuta. Teistpidi võib Jumal ennast meile ilmutada ja meid otsida, aga me ei pruugi teda leida. Sellepärast, et võib-olla me ei otsi teda. Predestinatsiooni õpetus, kui sa oled sellisest asjast kuulnud, predestinatsioon. Inglise keeles juba ütlevad need sõnad ära, destiny ja pre midagi enne, ehk keegi on midagi enne valmis pannud, predestinatsioon. Ehk Jumal on valmis pannud inimeste saatuse, kas inimene saab õndsaks või läheb hukatusse. Seda levib ja seda õpetatakse, on neid, kes sellesse usuvad. Mina küll ei suuda kuidagi sellest aru saada, kuidas saab õpetada midagi sellist, et Jumal on määranud ära inimeste saatuse, sellepärast, et kui Jumal on määranud inimeste saatuse, siis ju puudub inimesel vastutus ja tegelikult ka võimalus vastutada, võimalus valida. Ja see tähendab seda, et oleks läbinisti ebaõiglane mõista kohut, läbinisti ebaõiglane kuidagi ütelda, et sina lähed nüüd igavesse hukatusse, sina oled igavesti koos Jumalaga, kui see on lihtsalt Jumala, kuidas öelda, suva järgi ära määratud. Aga samas me mõistame ilmselgelt, et Jumalal on oma roll meie Jumala juurde tulemisel. No see kõlas muidugi praegu valesti, mitte mingisugune roll. Jumalal on primaarne roll meie Jumala juurde tulemisel. Aga ta on jätnud selles oma tegevuses meile otsu kui 2 väravat, lai ja kitsas tee. Ehk siis, mina usun seda ja mina näen seda Jumala sõnast, et jah, Jumal astub esimese sammu. Tema otsib meid. See on absoluutselt nii. Tema otsib meid palju rohkem, kui meie oskame teda otsida. Ta on otsinud meid läbi ajastute. Ja ta avab meie ees nagu armuukse või avab meie ees võimaluse sisse astuda tema armastusse, tema riiki, tema lähedusse. Aga meil on vaja sisse astuda. Ja kui midagi Jumal ette nähes mingeid asju otsustab inimeste suhtes ka, siis ta teeb seda sellepärast, et ta näebki ette meie valikuid juba. Ja mingisuguseid uksi ta võib-olla meie ette ei panegi, sellepärast, et ta teab meie valikuid. Aga see on iseenesest keeruline teema, aga see küsimus, et kas Jumal otsib meid või meie otsime Jumalat, see natuke nõuab selle teema käsitlemist. Juba jüngrite kutsumise loos näeme, kui erinevad tegelikult on meie teed Jumala juurde. Huvitav on see, et selles loos, mis me lugesime, Jeesus möödus Risti ja Johannesest. Ja Risti ja Johannes ütles, vaata, see on Jumala tal. See oli nagu märksõna Risti ja Johannese jüngritele. Tundub, et Risti ja Johannes oli rääkinud sellest. Et ta mõistis oma rolli, ma olen eelkäija ja tuleb Jumala tal, kes võtab ära maailma patud. Ja siis, kui Jeesus tuli, siis ta ütleb sellest, tema ongi see, kes võtab ära maailma patud. Ja vähemalt 2 jüngrit, Risti ja Johannese jüngrit, läksid Risti ja Johannese juurest ära ja hakkasid järgima Jeesust. Jeesus ei kutsunudki neid, aga nad hakkasid järgima. Nad näitasid seda oma initsiatiivi ja mingisugusel hetkel Jeesus pöördub ringi ja küsib sisuliselt, mis te tahate. Ja siis nad ütlesid, rabi, kus sa ööbid? Ja siis Jeesus ütleb, tulge ja vaadake. Ja me teame seda, et ühest neist vähemalt sai Jeesuse esimesi jüngreid ja see oli Andreas. Esimene evangelist. Kui evangeelseid kampaaniaid tehakse,
siis samastatakse kristlase Andreasega, sest Andreas oli see, kes viis Peetruse Jeesuse juurde või siis Siimona Jeesuse juurde. Meie osa on viia inimesi vahel kättpidi Jeesuse juurde. Me oleme leidnud Messia, ütles ta. Ja siis on öeldud, nagu ma lugesin, et järgmisel päeval ta tahtis minna Galileasse ja ta leidis Filippuse. Vaata kui erinev. Keegi hakkas Jeesust järgima ja kellegi jaoks Jeesus läks kuhugi selleks, et teda leida. Nii Peetrus, Andreas kui ka Filippus ja mitmed teised veel Jeesuse jüngrid oli pärit ühest ja samast linnast. Betsaida linn ja see on tõlkes selline kalameeste linn. Ja see kalamehe teema on midagi, mis käib ju tervest evangeeliumist läbi. Ja Jeesus ütles, et tulge, see ei ole nagu juhuslik, milliseid sõnu Jeesus kasutab, milliseid paralleele Jeesus kasutab. Jeesus ütleb, et tulge, ma teen teid inimeste püüdjad, sest see püüdmine, mõistsid, mis see on? Mõistsid, mida teha tuleb selleks, et püüda, selleks, et kala võrku jääks. Ja sellega ta kasutab seda paralleeli. Tulge, jätke see maha, ma teen teid inimeste püüdjateks. See on midagi palju olulisemat. Filippuse leidmiseks, nagu ma ütlesin, pidi ta minema Galileasse ja Jeesus leiab Filippuse. Aga see ei ole nüüd tõestus, nagu mainisin seda sõna predestinatsioonist, vaid ta leidis Filippuse, kes tegelikult oli juba ka oma osa teinud. Temagi oli ennast ette valmistanud, temagi oli tegelikult juba otsinud seda Messiat, kes on tulemas. Arvatakse, sellel ei ole otseselt piiblis tõestust, aga arvatakse, et ka Filippus oli üks Risti Johannese jüngritest, mis tähendab seda, et ta oli otseselt tolle aja selle vaimse liikumisega, see, mis tollel hetkel oli aktuaalne, mida Jumal oli tegemas. See oli Risti Johannese liikumine. Ta oli sellega kaasas. Ja nüüd, kui Jumal liikus edasi läbi Jeesuse, siis Jeesus kohtus temaga sellepärast, et ta teadis, et Filippus on selleks valmis. Et ta on ette valmistatud. Ja seda, et ta on ette valmistatud, ta ei olnud lihtsalt üks mõistmatu kalur, kes ei tea vaimulikest asjadest mitte midagi. Seda juba ütleb see, mis ta ütles Naatanile, et me oleme leidnud selle, kellest Mooses oma seaduses räägib ja kellest prohvetid räägivad. Ehk ta teadis kõike seda. See oli tal nii tema olemuses. Me oleme leidnud Jeesuse, Joosepi poja Naatsaretist. Jumala sõna, prohveti kuulutused, õpetus Messiast. See oli midagi nii loomulik osa temast, et nii kui ta nägi Jeesust, nii kui ta kohtus temaga, ta teadis kohe. See ei olnud isegi mingisugust kahtlust. Tuli lõi kohe põlema. Ja ma arvan, et see on üks pilt, mismoodi Jumal igatseb, et meie elaksime. Meil on ootamise perioodid. Meil on sellised perioodid, kus küsime, et mis on ja kas on ja kuidas on ja vahel nagu natuke midagi liigub ja siis tundub, et ei tea, kas see ikkagi oli see ja siis jälle midagi tuleb. Aga kui meil on see avatud süda ja kui me oleme ette valmistatud, siis kui Jumal tuleb ja ta teeb midagi, kas isiklikult sinu elus või rahva elus või koguduse elus, siis tead, et see on see. Sa oled kohal, sa oled valmis, sa oled olnud ootel. Ja Jumalal on kerge sind leida. Filippus võttis Jeesuse kutse vastu ja ta tundis Jeesuses Messiat, keda Iisrael ootas. Ja huvitav mõelda, et nii paljud variserid, kirjatundjad ei suutnud seda ära tunda. Ja isegi tegelikult, kui seal oli mingisuguseid võimalusi mitte uskuda, nii nagu Naatanal tuleb esile, et mis mõttes, et kuidas see saab olla, ta tuleb Naatsaretist. Et mis sealt saab head tulla? Selle väljendi taga, et mis head saab Naatsaretist tulla, selle väljendi taga on Jeruusalemma ja Juudea inimeste suhtumine Galilea piirkonda. Ja Galilea piirkonna üks suhteliselt tähtsusetu külake see Naatsaret oli. Et mis sealt saab tulla? Et kui keegi olulist tuleb, see hoiak on ikka meil ju, see mõtteviis on, siis ta tuleb kuidagi väärikalt, ta tuleb mõnes tähtsas linnas, mingisugusel olulisel silmapaistval moel ja pealekauba prohvetites ei ole Naatsaretist kuidagi kirjutatud, on sellest väikesest Betlemmast küll kirjutatud ka
ja loomulikult oodati, et tõenäoliselt tuleb ta Jeruusalemmast. Aga mis saab Natsaretist head tulla? Ja see on hämmastav see Filippuse vastus, et ta oleks võinud hakata ju kuidagi, ma ei tea, argumenteerima või teoloogiliselt püüda tõestada, et see on nii ja sellepärast ja mis sa vaida, või oleks võinud pahandada või lüüa käega, et sa igavene tähenärija ja ei ta ei teinud seda, vaid see, mis ta teeb, see on võib-olla kõige olulisem osa tänases jutluses, mida ma tahan ja ma loodan, et Jumal on selle esile toomas täna meie jaoks ja jätmas meie sisse. See, mida ta ütleb Nathanaelile, on see, et tule ja vaata. Huvitav on see, et Jeesus tegelikult ütles juba varem seda teises kontekstis, tulge ja vaadake. Aga siin ütleb Filippus Nathanaelile, et okei, sa ei usu seda kohe, sa saad asjadest niimoodi aru, aga tule ja vaata. Filippus, nagu ma ütlesin, oleks võinud hakata argumenteerima, aga ta ei teinud seda, vaid ta mõistis, et siin on midagi muud vaja. Nathanael vajab midagi muud. Ja Filippus on hea eeskuju meile, et esiteks meie ülesanne on inimesi kutsuda, kuid meie ülesanne ei ole alati Jumalat kaitsta või olla Jumala advokaadid. Me ei ole selles kuigi head. Jah, apologeetikal on oma koht, argumenteerimisel on oma koht, aga üsna tihti ei ole see koht, kus peab seda tegema, vaid on vaja just seda suhtumist. Aga tule ja vaata. Tule ja vaata. Me ei saa kellelegi tõenäoliselt tõestada Jumalat. Jumal on oma tarkuses jätnud ja teinud asjad niimoodi, et on piisavalt palju seda, et kes tahab uskuda, see leiab põhjust uskuda. Ja on piisavalt vähe kõike, et kui keegi tahab mitte uskuda, siis ta leiab põhjuse mitte uskuda. Me võime terve elu kulutada mõnele inimesele kuidagi Jumala tõestamisega, selle asemel, et ütelda, tule ja vaata. Psalmides on üks ilus kirjakoht, kus Jumala kohta öeldakse, et maitske ja vaadake, et Jumal on hea. Maitske ja vaadake. Armsad, see maailm on küllaltki väsinud sõnadest. Ka kristlaste sõnadest. Me peame sõnu kasutama, usk tuleb kuuldust, kuuldu tuleb Jumala sõnast, aga sõnadest ollakse väsinud. See küsimus täna on see, et kas ja mil moel saame meie täna olla need Filippused, kes ütlevad oma lähikondlastele, inimestele, keda Jumal juhatab meie teele, tule ja vaata. Meie kalduvus kristlastena on õpetada inimesi, eriti muidugi õpetajatel. Õpetada inimesi, kuidas nad peavad elama, kuidas nad elavad valesti, kuidas nad peavad hakkama niimoodi elama ja siis me arvame, et kõik asjad lahenevad, inimene hakkab nüüd õigesti elama. Enamasti inimesed pahandavad või kapselduvad. Inimestele ei meeldi, kui neid õpetatakse, kuidas nad elama peavad. Aga see tule ja vaata tähendab midagi muud. Mida siis? Ma toon lihtsalt mõned küsimused, mida me saame iseendale esitada. Esiteks, märkad sa inimesi enda lähikonnas, kes kannatavad, kes vajavad märkamist, kes vajavad võib-olla praktilist abi, kes vajavad armastust. Ja võib-olla sinu tunnistust, mida usk sinu jaoks tähendab. Mitte õpetust, kuidas nad elama peavad, mitte õpetust, kuidas nad uskuma peavad, aga mida usk sinu jaoks tähendab. Et sa annad võimaluse inimesel olla sinu lähedal ja vaadata sinu sisse. Et näha seal Jeesust, kes on sinu südames. Teiseks, millal sa viimati kutsusid mõne sõbra või pereliikme kirikusse, kontserdile, õhtusöögile või millal sa jagasid viimati TBK teenistuse linki kellelegi? See on ka üks võimalus, kus sa ei pea midagi peale suruma, sa ei pea looma ebameeldivat, ebamugavat õhkkonda, vaid sa võid luua avatud ruumi, otsuga öeldes, tule vaata. See on see, mida Jumal on tegemas. Tule vaata. Kolmandaks, kas on kedagi sinu lähedastest, kes võiks olla valmis ja avatud ja võib-olla ootamas sinuga koos piiblit uurida, sinuga koos palvetada?
see on ka võimalus. Vaatame koos. Ja 4. kas on keskkonda, kuhu kedagi kutsudes nad kogeksid ise, kes on Jeesus ja millest kristlik usk või piibel räägivad. See natuke kattub sellega, et kas sa oled kedagi jumalateenistusele kutsunud. Võib-olla on see midagi muud. Aga see mõtteviis just, et kas sa oled mõtelnud selle peale, kuidas on võimalik elada selliselt inimeste keskel, et sa lood inimestele selle võimaluse ja selle võimaluse kaudu sa esitad kutse, tule ja vaata. Tule ja vaata on omamoodi olukorra enda käest äraandmine ja Jumala usaldamine. Alati on oht, et teenistus, näiteks kuhu me kedagi siis kutsume, oleme pool aastat palvetanud ja oma naabri pärast ja siis ühel korral me võtame julguse kokku, ütleme, et kas oleksid valmis tulema meie teenistusel, et näed, pastor Timo on tulemas Eestist ja tal on hea sõna ja ansambel laulab ja tule ja vaata. Ja siis sa tuled temaga koos ja pastor Timo räägib kõige halvema jutluse, kõige ebakindlamalt, kõige segasemalt üldse, mis ta kunagi teinud on. Ja siis sa mõtled, ja ansamblil läheb kõik valesti, tehnika läheb seal rikki ja mikrofonid ei tööta ja siis sa mõtled, pidi ma kutsuma. Aga need on need kohad, kus meie neid asju mõnes mõttes garanteerida ei saa iialgi. Ja praktika näitab sageli seda, et need, mida meie oleme pidanud läbikukkumisteks, et me oleme sarnaselt kutsunud kedagi või läinud koos kellegagi ja teinud midagi ja me oleme täiesti läbi kukkunud. Ja siis kõige selle sees, ütleme, vaatamata kõigele sellele fiaskole on Jumal kõnetanud, on Jumal puudutanud. Üks tuntumaid lugusi sellest on see, kuidas keegi oli kutsus Jumala teenistusele oma sõbra ja siis jutlus oli Mattuse evangeeliumi alguses Jeesuse sugupuu. Ja talle sündis see ja talle sündis see ja siis talle sündis see ja talle sündis see. Ei mingisugusest, ma ei tea, vaimu puhanguid, ei mingit käte peale panemist, ei mingit eestpalvekutset, midagi. Üks Jeesuse sugupuu ette lugemine ja siis sinna juurde jutlus, mis oli ka, oli ja ei olnud. Aga lõpptulemus oli see, et see, kes oli see päästmata inimene, kes oli kutsutud, see puudutas teda niimoodi, et ta hakkas mõtlema, et nad sündis ja sündis ja sündis, aga siis nad ju surid. Ja siis nad surid ja siis ta hakkas enda elu peale mõtlema ja surma peale mõtlema ja oma suhte peale Jumalaga ja nii edasi. Ja väidetavalt see inimene sai siis päästetud. Võib-olla see on välja mõeldud lugu, aga seda lugu räägitakse. Nii et teatud mõttes see tule ja vaata on enda käest vastutuse äraandmine, et minu osa on öelda, tule ja vaata. Ja Jumal teeb oma töö. Me tahaksime olla täiuslikud. Me tahaks, et meie kogudus oleks täiuslik. Mõtleks, et siis võib-olla kutsuks inimesi. Aga inimesed ei vaja näha täiuslikku elu. Inimesed igatsevad näha Jumalat. Täiesti tavaliste inimeste eludes. Jumala armastus. Nad igatsevad näha puudulikke inimesi nagu nemad, kes kogevad Jumala armu, kes kogevad Jumal muutusi oma elus, kes kogevad uusi algusi, ülestõusmisi, tervenemisi, meeleparandust ja pöördumisi. Filippus ei ütelnud, tule ja vaata, et Naatanael vaataks teda või midagi, mis lähtub temast, vaid ta kutsus Naatanaeli vaatama Jeesust, sest ta oli ise saanud ühe kogemuse, ta oli saanud ise ühe teadmise ja ilmutuse, et Jeesus on Messias. Tema on see. Tema kindlus ei olnud temas endas, vaid Jeesuses. Ja armas, et see on see, mida me peamegi endale aeg-ajalt meelde tuletama, et küsimus ei ole meis, vaid küsimus on Jeesuses. Meil pole midagi anda palju. Ainult Jeesust. Lihtsalt nii mõnigi kord saame meie olla, kuidas ma ütlen, nagu need mingisugused korvid või anumad selleks, et
see kõlab halvasti, aga selleks, et nagu see transportida Jeesus inimesteni. Me oleme savihästjad. Väärtuslik on see aare, mis on meie sees. Tule ja vaata meie päästjat, kes teeb oma kodu meie sees. Tule ja vaata seda Jeesust, kelle armastus põhineb sellele, et tema on ja kes tema on, mitte sellel, mida meie oleme teinud. Tule ja vaata seda Jeesust, kelle sõnad ja teod ületavad meie loogika, kelle elu on suurem kui meie julgemadki unistused. Tule ja vaata seda Jumalat, seda Jeesust, kes elab meie sees. See tule ja vaata eeldab, et inimesed tulevad erinevatest paikadest. Inimesed tulevad erinevatest minevikudest. Osade tulemise tee on pikem, teisel on see lühem. Osad näevad selgemalt, osad vähem selgelt. See tule ja vaata avab ukse ärimehele, kes on pidanud ohverdama oma uhkuse. Võib-olla ohverdama oma aususe selleks, et hoida oma töökohta. Tule ja vaata valmistab teed eksiteele läinud naisele, kelle väärikus on elu poolt juba ammu jalgade alla tallatud. Tule ja vaata kõnetab segaduses tudengit, kes otsib armastust ja väärtustamist ükskõik kust ja ükskõik mis vahenditega. Tule ja vaata võtab vastu kodutu, rõhutu, segaduses olijad, enesekindlad, isekad, patused ja pühad. Tule ja vaata on kutse avastada Jeesus sellisena, nagu ta on. Tule ja vaata teda, kes on vangile võti vabadusse, haigele ja nõrgale arst, süüdistatule ja rünnatule kaitsja ja lunastaja, sõltlasele iga vajaduse täitumine, lõksus olijale päästev uks, näljasele eluleib, janusele elav vesi, üksikule trööstituoja, uppujale päästerõngas, kodutule nurgakivi, masendunule õiguse päike, pimedale kõige kaunim loodu, mahajäetule on ta igavene isa, väsinule rahuvürst, eksinule on ta särav hommikutäht, rändurile on ta tee, surnule on ta elu, segaduses olijale on ta tõde. Ja kõigile, kes on valmis, kõigile, kes vastu võtavad, on ta kuningate kuningas ja isandate isand. Armas, tule ja vaata. Olgu see kutse täna sulle, armas kuulaja, kui sa ei ole seda Jeesust oma ellu vastu võtnud, kui sa oled võib-olla poolel teel sellel tulemisel ja vaatamisel. See on sinu võimalus. Tule ja vaata ja saa osa. Aga olgu see Filippuse eeskuju ka meile kõigile julgustuseks öelda aina enam inimestele, tule ja vaata. Sest Jeesus on see, keda see rahutu maailm kõige enam vajab, et leida tõeline rahu, et leida pääste. Lihtsalt me tuleme ja vaatame. Me tuleme ja maitseme, et sina oled hea. Lihtsalt kõrvalda need erinevad kahtlused, mõtted, kinnisideed, eelarvamused, et mis saab Natsaretist tead tulla või kes ta selline on. Ta on see sama Joosepi poeg ja mis tema. Las need jääda maha ja aita meil sind vastu võtta sellena, kes sa oled kuningate kuningas, isandate isand. Meie pattude lunastaja, meie päästja, keda me vajame rohkem kui hingeõhku. Lihtsalt me tahame tulla ja vaadata. Ja aita meil olla need Filippused,
aita meil olla need Andreased, kes toovad Siimonit kättpidi Jeesuse juurde. Ja aita meil olla need Filippused, kes ütlevad Naatanele, tule ja vaata. Kellel jätkab armastust nende vastu, kes on võib-olla meie vastu. Kes ei saa aru asjadest nii nagu meie. Kes usuvad võib-olla teisiti kui meie. Aga anna meile seda südame avarust, anda inimestele su ruum öelda, tule ja vaata, et issand on hea. Tänu sulle. Amen. See, on the hill of Calvary, my Savior bled for me, my Jesus set me free. Look at the wounds that gave me life, grace flowing from his side, no greater sacrifice. What he's done, what he's done. All the glory and the honor to the Son. My sins are forgiven, my future is heaven. I praise God for what he's done. Sing for the freedom he has won, even death is dead and done. His life has overcome. Speak, say the name above all names, over every broken place. He is risen from the grave. What he's done, what he's done. All the glory and the honor to the Son. My sins are forgiven, my future is heaven. I praise God for what he's done. Now on a throne of majesty, the Father's will complete. He reigns in victory. Sing hallelujah to the King. He is worthy to receive all the worship we can bring. Sing hallelujah to the King. He is worthy to receive all the worship we can bring. What he's done, what he's done. All the glory and the honor to the Son. My sins are forgiven, my future is heaven. I praise God for what he's done. What he's done, what he's done. All the glory and the honor to the Son. My sins are forgiven, my future is heaven. I praise God for what he's done. I praise God for what he's done. Isa, me tuleme sinu laua äärde, et osa saada sinu murtud ihust ja valatud verest. Me tahame tulla aukartusega, südame alandlikkusega ja tänutundega, aga teistpidi ühe julgusega, sest sina oled meid kutsumas.
sina tahad ennast jagada meiega. Me issand Jeesus sel ööl, mil ta ära anti, ta võttis leiva ja ta murdis ja ütles, võtke, sööge, see on minu ihu, mis teie eest antakse, tehke seda minu mälestuseks. Issand, tänu sulle sinu murtud ihu eest, mida me võime võtta kui sinu õnnistuse kingitust meile. Issand, me tahame selle leiva murdmisega mäletada seda, mida sa oled teinud, aga samas vastu võtta seda õnnistust, mida sa kinkisid meile läbi selle, et sa lasid oma ihu murda. Armsad, see on Jeesuse murtud ihu sinu ja minu õnnistuseks. Sel samal kombel võttis ta ka karika pärast õhtu söömaaega, tänas, andis neile, ütles, jooge kõik sealt seest. See karikas on uus leping minu veres, nii sagedasti, kui te sellest joote, tehke seda minu mälestuseks. Sest iga kord, kui te seda leiba sööte ja karikast joote, kuulutate te issanda surma, kuni tema tuleb. Jeesus, see on sinu lepingu veri. Jeesus, selles veres on vägi, päästeks, lunastuseks. Tänu sulle, et selles veres on üks õnnistus, üks tervenemine. Kõik see, mille jaoks sina, Jeesus, lasid enda ihu murda ja oma verel voolata. Ja siis me võtame seda tänuliku südamega. Tänu sulle sinu armastuse eest. See on Jeesuse veri, mis on valatud sinu ja minu eest. Palume koos, nii nagu Jeesus on meid õpetanud. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi. Sinu riik tulgu ja sinu tahtmine sündigu nii nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile täna päev ja anna andeks meile võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Amen. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale, olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle rahu Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel.